Tervist! Arvamus, et pärast lihastreeningut jõusaalis võiks ennast võimalusel kasta jääkülma vette või siis vähemalt väriseda natukene külma duši all, on väga visa kaduma. Ja tavaliselt põhjendatakse seda sellega, et keegi olevat rääkinud või kusagilt olevat kõrva jäänud, et nii on su treeningjärgne lihasvalu väiksem ja järelikult saad sa kiiremini ja tõhusamalt uue treeningu teha. Ja su lihastreeningu tulemused saavad, loogiliselt võttes olema paremad, ehk siis lihas ja lihasjõud kasvavad kiiremini. Esmapilgul näib selles jutus oma loogika olevat, aga vaatame, mida ütleb lihastreeningu tulemuste ja enese jääkülma vette kastmise kohta teadus. Meil on olemas muuhulgas see väga põhjalik ja heal tasemel metaanalüüs, milles kõrvutati 8 varasema antud vallas läbi viidud uuringu tulemusi ja leiti selgelt ja üheselt, et kui sa lähed kohe pärast treeningut jäävanni või siis kiirkülmutad oma keha või mõnda selle osa mõnel muul moel, siis mõjub see negatiivselt su lihashüpertroofiale. Ehk kui sa külmkümbled pärast lihastreeningut, siis kasvab su lihasmass aeglasemalt kui siis, kui sa seda ei tee. Rääkides nüüd teisest lihastreeninguga seotud olulisest võimekusest ehk siis lihasjõust, on meil hea võtta aluseks see teadustöö, mille tulemustest ilmneb, et ka antud võimekuse ja selle nii-öelda ala- ja kaasvõimekuste osas on jälgitav sama trend, ehk siis lihastreeningu järgne külmakümblus mõjub negatiivselt. Põhjuseid, miks lihastreeningu järgne külmakümblus vähendab treeningust saadavat kasu, on kindlasti mitmeid, aga üks üsna värske uuring heidab valgust ühele sellisele ja võib-olla peamisele põhjusele. Nimelt paluti 12 noorel meesterahval treenida jõusaalis oma mõlema jala reie nelipea lihast, misjärel pandi 20 minutit pärast treeningut üks katsealuste jalgadest külma vette ja teine sooja vette. Ja pärast paluti neil juua jooki, mis sisaldas muuhulgas 20 grammi aminohappeid, mis on teadupärast meie lihaste ehituskivid. Hilisemad mõõtmised näitasid, et selles jalas, mis sai külmutatud, oli koheselt 60 minutit hiljem ja ka veel 180 minutit hiljem oluliselt halvem verevarustus uuritud reie nelipea lihase külgmise osa mikroveresoontes ehk siis kapillaarides. Ja samamoodi jõudis külm töödeldud jalas lihasrakkudeni oluliselt vähem aminohappeid. Lihtsamalt öeldes ei saanud lihasrakud pärast treeningut külmakümbluse tõttu vajalikus mahus verd, hapnikku, toitaineid ja aminohappeid, mis toob üheselt välja, miks see külmakümblus ikkagi lihastreeningu tulemusi pärsib. Kui vaadata lihastreeningust natukene eemale, siis ei ole meil ka tegelikult põhjust väita, et treeningu järgne külmakümblus parandaks aeroobse treeningu tulemusi. Näiteks selles varasemaid arvukaid uuringuid hõlmanud metaanalüüsis ei leitud, et treeningjärgsel külmakümblusel oleks positiivne mõju aeroobse vastupidavustreeningu tulemustele ja selles teaduslikus analüüsis leiti, et molekulaarsel tasandil ei leia külmakümbluse tulemusena aset muudatusi, mis parandaks pikemaajaliselt aeroobset võimekust. Ja kui ma vaatan selle valdkonna uuringuid laiemalt, siis ma saan tegelikult aru, miks võib leida veebist nii palju videoid, mis külmakümblust propageerivad, sest paljudes uuringutes on leitud positiivseid muutuseid lühemaajaliselt. Aga sama selge on see, et pikemaajaliselt külmakümblusest mingisugust kasu aeroobsele võimekusele ja selle erinevatele parameetritele ei ole. Ja pigem, kui sa vaatad tähelepanelikult neid uuringuid, siis on trend selles suunas, et see halvendab pikem aja jooksul aeroobse treeningu tulemusi. Ja väga sarnane muster torkab silma ka siis, kui me uurime, kuidas mõjutab külmakümblus meie tervist laiemalt. Ehk siis lühemaajaliselt on positiivne toime täitsa olemas. Näiteks alanevad paljudel inimestel stressinäitajad. Minu puhul ma ei kujuta seda ette, et kui ma peaksin külma vette minema, mis on minu jaoks äärmiselt vastik protseduur, et see mul kuidagi tuju paremaks teeb. Kuigi teisest küljest, kui ma sealt välja pääsen võib-olla ja eluga välja tulen, sest külmavannist siis on nagu stressi vähem võrreldes just kogetuga. Aga pikemaajaliselt me positiivset mõju ei näe
ja seda ei näita mitte ükski tõsiseltvõetav teadusuuring. Küll aga ma leidsin enese jaoks üllatuseks märke selle kohta, et külmakümblus võib lühiajaliselt soodustada põletikulisi protsesse. Ja kuigi tundub, et see toime ei kandu edasi samamoodi pikemale ajale, paneksin ma selle siiski kõrva taha, kui ma oleksin hädas mõne sellise süsteemset tüüpi põletikuga. Ja kokkuvõtteks treeningi järgne külmakümblus võib teatud väga piiratud juhtudel olla mõistlik tippsportlastele. Näiteks siis, kui lühiajaline tervisemõju on palju olulisem kui pikemaaegne treeningtulemus. Näiteks kui sul on 2 olulise võistluse vahel väga lühikene paus ja sa tahad mõlemal võistlusel esineda maksimaalselt hästi, siis võib-olla on kasu sellest, kui sa selle külmakümblusega endal lihasvalu natukene maha tõmbad. Aga tavalisele inimesele ei anna külmakümblus ei üldise tervise ega aeroobse treeningu plaanis mitte midagi. Ja lihastreeningu tulemuste osas on sellel kõigele lisaks veel ka negatiivne mõju. Külmakümblusega on üldiselt see lugu, et sulle võib ju tunduda, et su lihased ei valuta nii palju ja sa taastud kiiremini, aga tegelikult peavad su lihastes ja laiemalt organismis toimuma treeningu tulemusena teatud muutused ja adaptatsioonid. Ja kui sa need ühel või teisel moel alla surud, siis ei ole treeningust nii palju kasu, kui võiks olla. Ja minu soovitus on see, et mine parem pärast lihastreeningut sauna, sest sauna positiivne mõju lihastreeningule on teadusuuringutes leidnud selget kinnitust. Jõusaalis näeme!